Tere, Elisa siin. Käisin eile Mahemarketis ja sain siukse väikse kastitäie lehtkapsast, mis siis inglise keeles on ka jätud nime all kale. Ja siuke suure pundi sain. Ja on siis hästi tumeroheline, hästi palju vitamiine ja mineraale täis. Ja teen sellest siuksed mõnusad krõpsud ja siis toidukuivatis ja mis säilivad hästi, säilivad kaua, maitsevad head ja saate mõnusalt näksida. Ja selleks ma siis esmalt eemaldan need lehed vartast. Nii, nüüd on need kaks pead ilusti ära nopitud ja siis umbes sellised suurused tükid peaks teil jääma. Ja kui te tahate, te võite need niisamuti ära kuivatada ja siis pärast saate neid krõbistada. Aga mulle meeldib lisada veel siia siuke maitsesegu, mille ma sisse masseerin. Ja selleks võtsin siukse väikese kruusi, kui te võite võtta mingi segamiskausi ja siis mina õli ei kasuta, kuna ta kuivab väga hästi ilma õlita, väga ilusti. Siis ma kasutan vett, et vesi aitab siis nendel asjadel siia ilusti külge jääda. Ja siis ma kasutan maitsepärmi, mis annab siis sellise juustuse maitse nendele krõpsudele. Ma panen täiesti umbes. Võib-olla mingi oleks üks suur supilusika täis. Ja siis panen soola, panen mingi pool teelusika täit. Võtan lusika. Nii, segan need asjad ilusti ära. Valan selle segu siia niimoodi peale. Valan selle kõik ühele ära. Nii, segasin need nüüd ilusti läbi ja võtsin omal ühe kuivatiplaadi siia ja nüüd panen lihtsalt need lehed siia kuivatiplaadi peale. Mina panen nad päris hõredalt, sest mul on 9 kuivatiplaati, siis nad saavad paremini kuivada, kui nad ei ole väga tihkelt koos. Ja siis täidan need kõik plaadid niimoodi ära. Ja sellised need lehtkapsa krõpsud pärast välja näevad ja laske nad kuivada siis võimalikult kuivaks, nii et nad muutuvad siukseks hästi rabedaks ja kui te neid sööte, et siis ei jää nad teile hambal nätsked. Ja mina kuivatasin neid siis umbes 8 tundi kõik kokku ja maitsevad väga head. Ja säilitage sellises mingis õhukindlas anumas, et mina saan näiteks selle kaane siia hästi kõvasti peale panna, et mingit õhku siia vahele ei pääse. Sest kui õhk pääseb vahele, mingi niiskus, siis nad tõmbavad jälle vett endasse ja nad ei ole nii krõbedad.